Indrek, märtsi lõpp nüüd käes, homme 1. aprill. Hakkab nalja ka saama. No nalja, kas just nalja, asi on naljast ikka väga kaugel, aga ta kurat on ikkagi ka nii hull asi jah, sellepärast, et lund on ikkagi väga palju ja õiget sula nagu siiani. No sulasid on 5 sula on olnud, ta on ikkagi tohutu lume ära sulatanud, aga ta kuramus on juurde ka tulnud kogu aeg, nii et ega siin see seisukord on üpriski hull ikkagi võtta niimoodi. Et kada, et pead hakkama loomadele ehitama midagi alla jälle või? No jah, kipab vägisi sedasi jälle, et tuleb jälle ehitama hakata ja jamama hakata, et ega see nali nii sama lihtne ei ole. Mis sa arvad, kas tuleb sama palju vett kui eelmine aasta? Ma loodan ikkagi sisimas, et ta jääb natukenegi jääks ta väiksemaks, siis oleks ju palju kergem, aga kui ta veel suuremaks läheb, ei noh, siia sinna ega siis midagi teha ei ole, ega loodus teeb oma korrektiivid, aga vaatasin oma pabereid ja just, et 97. aastal ka ikkagi see külmad olid just niimoodi, et aprilli keskpaigani, aga muidugi, et niisugust nii et 1. aprillil veel üldse vett ei ole, see on ikka haruldane asi. Ma tulin praegu Riisalt läbi ja Toonekohad istusid seal Riisa-Rantso korstende otsas. Sul on ka kohal juba või? Ei, ma tulin just linnast, ei ole mul aega vaadata olnud, aga aeg on sealmaal, sellepärast, et Anid ja kõik on juba pühapäevast saadik, muudkui lendavad ja jääpõhutaja? Ei, no lendas justku, aga otseselt niimoodi fakti ma ei saa kinnitada, sellepärast, et ta peab ikkagi kuskil istuma, siis ma saan ta ära fikseerida. Seda nagu ootakski veel, et siis on nagu selge, et jää läheb. No jää läheb niikuinii, sellepärast, et ega siin midagi enam puudu ei ole. 1-2 ööd ja peab see asi sulama kõvasti hakkama ja... Kuna siis võtad inimesed sappa ja lähed kanuuga ujutusalale giidina? No 2 nädala pärast ma usun kindlasti kohe. Ehk siis? Noh, 14, 13, 14 kuskil. Tore? Jah, tore jah.